Täna ma näitan teile, kuidas teha pelmeene ja selle jaoks on meil vaja pealinna pelmeene. Need on kõige paremad pelmeenid, millega teha pelmeene ahjus. Siis 20% hapukoort, juustu, suhteliselt tavalist tilli, majoneesi ja siis õlut, et sul oleks lõbus teha. Esimese asjana on meil vaja panna keema vesi. Kuna meil on pelmeene, siin 3 pakki, meil on 3 meest, siis paneme hästi suure potti vett täis. Paneme maksi peale kohe, sest meil on vaja pelmeene ainult korraks siin keeta. Ma ei oska seda kasutada. Ja paneme ahju ka maksi peale. Enne võtame muidugi ka asjad välja, et nemad väga sooja ei saaks, kuna seda ei ole mõtet. Lisaks on meil vaja siis ka vormi, kuhu pärast paneme siis keeritud pelmeenid sisse ja ilusti ahju. Niimoodi. Ja nüüd me ootame. Ja siin ongi see täpselt see aeg, kus sa saad juua õlut ja olla õnnelik. Väike puksepaus tehtud ja vesi veel siin soojeneb. Võime ka teha valmis meie kastmekese, mis sisaldab ka siis tilli. Till on selline maitse asi rohkem, aga mulle endale meeldib, kui on selline natukene ürdimekki või sellist vana head suve kasvuhoone mõnusat lõhna. Üsna peeneks hakkida. Siis võtame me majoneesi. Paneme niimoodi heldelt. Ja siis ka hapukoort. Hapukoor kindlasti võiks olla 20%, et 10 jääb natukene liiga vedelaks. Elekter läks ära. Kui korgid on taas sisse pandud, võib edasi teha kastet. Majoneesile lisame siis hapukoort. Niimoodi. Mis tehnikat sa kasutad? Ma kasutan sellist tehnikat, et teekad see augu sisse ja siis pigistan. Pigistan. Seda siia sisse. Võtame rusika. Niimoodi segame nad kokku. Siia panen vahepeal ka tilli. Ja üks hea nipp on ka see, et tasub seda kastet nagu eelnevalt maitsta. Et kaste peaks nagu nii hea olema, et peaks olema nagu tipp. Et sa võtad. Võt see on kaste, kurat. Pelmeenid. Need tõmbame kõik lahti. Oba. Ja muidugi pappi ei tasu ära visata, kui on olemas kaminake. Siia sisse, et oleks hea lõpuks alustada pärast. Vesi. Saad aru, et keeb, kui ta niimoodi mullitab. Aga ära katsu. Lusika. Et niimoodi põhjast rahulikult, et seda habrast tainast ei kahjustaks. Pelmeenid on siis valmis, kui nad niimoodi hõljuvad siin vee sees mõnusalt. Näete. See on ohtlik, et kõik nooremad vaatajad kindlasti kutsuge emad, isad appi. Võib-olla isegi vanemad õed, vennad. Kurat, päris korralikult on pelmareid neil ikka. Siis valame pelmeenid siia sisse. Siis võtame lihtsalt selle meie eelnevalt valmistatud kastme ja valame siia peale. Võib-olla 2 lusikaga. Ja siis võtame juustu ja hakkame laduma. Seda juustu tuleb panna mõnuga. Niimoodi ja siis peale võib natukene panna sorganat või mingi pitsamaitsenet, aga selline, et
mulle meeldib, et siis ta jääb natuke selline kodulähedasem, mõnusam vormike. Paneme kuskile siia natuke ülespoole. Jah, ahju ta läheb. Et ta läheb umbkaudu 10-15 minti võib-olla oleneb ahju eripärast. Ja tundub mulle, et on valmis seal meie vorm. Selle tunneb ära selle järgi, et pealt on ilus kuldpruun. Assaa! Kui on natuke jahtunud, siis võtad siit niimoodi ühe tüki. Vorm on endiselt kuum, et olgem ettevaatlikud. Kindlasti ma jätan ka retsepti, kirjutan üles teile. Ja ole hea ja jaga seda enda sõpradega.